maitseb nagu hapuks läinud viinamari. No foto. Leidsin sellised pastamakaronid. Lähme poodi. Siin Veneetsias me saame õppetunde, et tasuta kingitusi ei ole. Esimeses osas seiklesime Muranol ja Buranol. Selles osas näitame teile Veneetsiat. Pool päeva juba selja taga liikusime mööda tänavaid San Marco väljaku suunas ning tee peal kohtasime ka teisi eestlastest turiste. See on meil siis San Marco väljak. No see on tõesti suur. No vabalt siia mahub üks jalgpalliväljak ja isegi rohkem veel. On ju kallis? Jaa, see on väga ilus ja võimas maja meil selja taga, et... Siin on kõik mingi ilgelt vana ja nikerdusi täis, et eks vaatame ja filmime. Püha Markuse väljak praegusel kujul ehitati ajavahemikus 1172 kuni 78. Ühelt 15. sajandi maalilt näeme, et paremal pool olevad hooned on kaugemale viidud ning väljakud tehti suuremaks. Käisime ära ka kellatornis, mis on peaaegu 100 meetri kõrgune ja kust avaneb ilus vaade tervele Veneetsiale. Praegune kellatorn on ehitatud 1912. aastal uuesti, sest vana torn lagunes lihtsalt ära. Veneetsia on maailma omapärasemaid linnu, paiknedes põhiliselt Veneta laguuni saartel. Algselt oli saari 118. Nüüdseks on kanalite täitmise ja saarte ühendamise tõttu nende arv vähenenud 18-ni. Veneetsiat mainiti esimest korda 5. sajandil enne Kristust. Tänavate aset täidavad Veneetsias suures osas kanalid. Neid on üle 100. Kõige pikem, 3,8 kilomeetri pikkune ja laiem on suur kanal. Kanalitel on umbes 400 silda. 2 kõige kuulsamat silda on Rialto ja Akadeemia sild. Vesi pidavat olema väga reostunud. Ega see oli jah üsna ägune. Jaa, väga hea. San Marcuse väljakul tuli üks meesterahvas ja kinkis lilled. Oi, kes see on? Ma ei tunne enam äragi. Okei. Kuule, seal tuleb jälle järgmine mingi roosi müüa. Tead sa näitad? San Marco väljakul tehti meile väga osavalt 1-0. Kõigepealt öeldi, et need on viimased roosid ja need kingitakse lihtsalt ära. Ja pärast see tüüp hakkas meil lihtsalt järel käima ja küsis natukene raha. Ja kui me näitasime, et meil on 5 eurot rahast, ütles ei, et tal on liiga vähe seda raha. Et siin Veneetsias me saame õppetunde, et tasuta kingitusi ei ole. Kõik tuleb endal kinni maksta. Ja kui sa lähed kuskile kaasa, siis maksad raha ja kui sa midagi vastu võtad, siis sa pead maksma raha. Ja nüüd on meil järel üks ilus roos. Mul on tunne, et see auto on seal lennanud, sest tal on tiivad küljes.
jõudsime siia kuulsale Akadeemia sillale ja see on tõesti väga suur. Siin on ilus, päike paistab, õhtune aeg on, kell on mingi 8 umbes. Et lähme sinna samale väljakule, kus me eile õhtul sõime. Lähme sööme täna ka seal samal väljakul õhtusööki. Kahjuks siin mängib üks muusik, väga ilusat ja rahulikku muusikat, niisugune romantiline. Me vaatasime, meil ei ole münte. Kahjuks ei ole talle midagi anda, aga noh, küll teised talle annavad. On ju kallis? Jah, ma olen sinuga nõus. One watermelon here. Yes. And we want 2 knives. We want to eat. Saanud. Arbuusi, et meie eelmisest reisist me sõime palju puuvilju ja nüüd me nägime neid taas ja nüüd me teeme väikse värskendama ampsu, arbuusi ampsu. Kõndimisest Veneetsia vahel väsinud ja nüüd me mõtlesime, et me tuleme ja otsime uue söögikoha ja me tellisime maja veini, mis pidi olema magus. Ja nüüd me proovime siis, kas ta on magus. See on väga magus. Tal on kerge hapukas noot on juures, aga ta on hästi magus ja ta on hea jahe. Vein maitses hästi. Me oleme siin söönud itaaliapäraseid toite, pizzat, lasagnet ja bologneesiat ja nüüd me siis proovime ära koduse toidu, friikartulid ja kanafilee. Nii, nüüd me sööme magustoitu. Maitseme Itaalia jäätist, mis on siin tõeliselt hea. Seda saab osta siin pallidega. Me võtsime 1 pall ja 1 pall. Minul on banaani oma, see on tõesti väga hea. Minul on jogurti jäätis, see on ka väga hea, aga maitstes Raivo banaani jäätis, siis ma kahetsen oma valikut juba. No, käisime poes ja hakkame nautima ilusat suveõhtut ilusa punase pudeliga. Et võtame veidike julgustust ja... Et koju minna. Jah, et tuleksid paremad unenäod. Kui meil eile veel polnud näinud ühtegi eestlast siin, ega kuulnud, igasuguseid muid keeli on siin väga kõvasti, siis täna nägime 2 eestlaste seltskonda. Ühed olid niisugused vanemad prouad ja ühed olid ka meist vanemad inimesed Võrust, keda me just nägime äkki mingi 15 minutit tagasi. Et väga tore on kohata siin ka teisi eestlasi. See on siis Veneetsia keskus. Ja see on nende veetrammide kaart. Eile, kui me trammiga jõudsime siia lõpppeatusesse, siis me tahtsime siit kohe veetrammi peale minna. Mõtlesime, et saame kohe siia. Ja siis siit lähme edasi Muranole ja Buranole. Aga ega me ei teadnud, et see veetramm nagu teistpidi hakkab sõitma. Ühesõnaga, kui me saime aru, et ta tuleb hoopis siia alla, siis me mõtlesime, et okei, käime ära Liido saarel. Ja siis me läksime Liido saarel maha, jalutasime siin natukene, läksime siia järgmisesse peatusesse ning ootasime seal veidike veetrammi
ja läksime siit hoopis Murano saarele. Seal oli tõesti väga palju igasuguseid klaasist asju ja nänni müügil, et sõime seal ka lõunat. Õnneks lauspäike ei paistnud, oli veits pilves, seega väga palav ei olnud. Aga Muranost läksime siis edasi Puranole ja seal oli tõesti vägev. Need igasugused värvilised majad ja neid värve oli ikka nii palju ja turiste oli palju ja kõik tegid seal pilti muudkui. Ja siis lõpuks tegime seal ka ühe kohvipausi ja joogipausi ja siis eemal hakkasid ähvardavad vihmapilved paistma. See siis ütles meile, et nii, nüüd on aeg Veneetsiasse tagasi minna. Ja siis lõpuks me sõitsime siit tagasi Veneetsiasse ja siis juba, see peaks olema siin, jõudsime siia ja siis me tulime tipa-tapa siia turistide tänavale ja mööda seda siis tulime siia alla San Marco väljakule, kus me käisime ka seal vaatetorni otsas, kus oli 360 kraadine vaade, et sealt saab päris hea ülevaate Veneetsiast. Kõik need punased katused on ilusti näha. Ainuke, mis igav oli, see turistide tänav, et tõesti seal on käinud mingid hirmkallid poed, mida iganes, Gucci, Versace, igasugust nänni, pudi ja padi, et need kõik hinnad on niuksed, et ega eestlasele ei tasu sinna sisse piiluda, et kui päikseprillid maksavad juba 300 €, siis millest me räägime, et ja ühesõnaga olime seal väljakul ja tagasi tulime mööda seda nii-öelda vanat Veneetsia rada, mida hotellis meil receptionis naine soovitas. Ja see oli tõesti niisugune veidike rahulikum, nägime ka nagu tõelist Veneetsiat. See akadeemia sild oli väga lahe, et hästi suur sild, kus näeb siis seda Veneetsia väravat nii-öelda, et kindlasti kui siia tulete, siis akadeemia sillal te peate ära käima. Ja siis kõndisime siit edasi, tuli juba tuttav rada, kus me eelmine õhtu käisime ja siis sõime seal samal väljakul ühes teises restoranis, kus esimene õhtu. Ja siis hakkasime veel tagasi liikuma, hakkas juba pimedaks minema, kohtasime teisi eestlasi, nemad olid vist esimest õhtut siin ja siis me veidike rääkisime neile, et kus, kuidas ja nii edasi ning siis nautisime veel sumedat suveõhtut. Ja selline kokkuvõttes oligi meie eilne päev, et täna on nüüd see seis, et on meie viimane päev ja on aeg teha viimased sisseostud, kellele veel mõni suveniir osta. Endale pole ka ma veel midagi ostnud, nii et oleks aeg endale ka mõni külmkapi magnet osta või midagi. Ühesõnaga ühes kohas on üks turg, kuhu me plaanime minna, et äkki saame ikka normaalse hinnaga mingit kaupa, sest sealt nendest poodidest pole küll mõtet midagi vaadata, nendest turisti tänava kõrval asuvatest poodidest, et need on küll ilmkallid kõik, et ühesõnaga ilm on ilus, kuigi Eestis vaadates ilmateadet lubas laupäevaks vihma, aga tundub, et see oli vist öösel ära, see pilv, mis eile tuli, see mida me nägime. Et me lähme siis vaatame, jalutame ja mis me näeme. Ühesõnaga pangaautomaadist on ka vaja raha välja võtta, kuna sularaha on otsas. Üks lõuna maksab kusagil või õhtusöök maksab kusagil 30 €, et Eestis saab võib-olla 15 € hakkama 2 inimest, et selles mõttes ega siin odav ei ole. Aga korra käid, siis vaata, ega kokku ei ole ju mõtet hoida, et võtad seda, mida tahad ja nii on. Üks asi veel, mis siin itaallastel on imelik, on see, et meil on siin hotellis kardinad, aga osadel majadel ei ole näha kardinaid, ja siis
neil on sellised, ütleme, meil on kaubanduskeskustes poodidel niisugused võred ees, et kui kinni paned, et tõmbad selle võre ette, et pätil ei saaks sisse. Aga siin on nagu 2 akna vahel on sellised asjad, et ma ei tea, tundub veider. Lihtsalt nagu Eestis on kardinad ja siin pannakse metall see nagu vahel, et ma ei tea, kas nad kardavad pätte või mille pärast see on. Võiks ju sama hästi kardinad olla, et aga jah, absoluutselt igal majal, siin Mandril kui Veneetsias, et lihtsalt veider. Ja asusime teele. Meie pikale päikeselisele päevale võtsin kaasa jahutava vee, ilma milleta me matkata ja seigelda ei saa. Saime nüüd hotellis, lasime omale hommikuks takso ka reserveerida, et 5:20 on takso kohal, nii et homme peame ärkama kell 5 umbes. Võib-olla isegi sutsu varem, sest asjad on vaja kokku panna ja võib-olla tahab dussi all käia ja nii edasi, et lennuk läheb juba 7:20. Aga vähemalt takso on reserveeritud ja sõit lennujaama maksab umbes 40 €. Siia tulek oli 35, aga ta ütles, et kuna kellaaeg on nii varajane, siis sellepärast on 40 €. Ja ega hommikut tuleb alustada ikka veega, mitte veiniga, on ju kallis? Ja õhtut me lõpetame veiniga, hommikut alustame veega. Hambaid peseme ikka õhtul veiniga. Tänane päev paistis päike lagi pähe ning kohe esimese asjana ostis Raivo omale kaabu. Rahvast liikus palju ning läksime jälle avastama uut Veneetsia osa. Siin on niisuguseid väikseid kõrvaltänavaid jube palju, nii et üks reisisoovitus oligi, et laske ennast Veneetsial nagu ära eksitada, siis kui te mööda niisuguseid tänavaid lähte, siis ilmselt te eksitegi ära. Ka meie oleme siin paar korda kusagile tupikusse sattunud ja ära eksinud ja siis ikkagi läinud rahvamassi järgi. Aga siin saab ka palju vaiksemini liikuda. Ja avastada väikeseid tänavaid, põnevaid aknaid, uksi ja maju. Just. Tänavamuusikud olid seal osavad ning nii mõnigi kord jäime seisma ning kuulama. Rosinet täis sai, seda tahaks maitsta. Need rosinasaiad on nii nagu ikka vanasti oli, mitte nagu praegult Eestis, kus on kolm või 2 rosinat sees, et siin on ikka päris palju neid rosinaid sees. Käisime kõrval automaadis ja nüüd ütleme nii, et kõrval oli toidupood ja Kaidi ütles kohe, et lähme poodi. Mõtlesin, muidugi võtsime raha välja, et nüüd on vaja kohe ära raisata. Vaatad ägedad Prosecco need šampused on siin. Ja kallis, ja. Äkki ostame ära või? Jaa, päriselt me ostame need ära. Me käisime Veneetsias siin ühes pisikeses klaasipoes, kus oli väga ilusti maalitud klaasid ja see poeomanik oli ise, temal on see klaasivabrik ja tema naine oli disaininud klaasid. Ja Raivo ostis mulle kingituseks siis 6 veiniklaasi, mis on siis valge klaas ja roheliste maalingutega, mis olid väga ilusad. Ja nende hinnad olid muidugi
palju odavamad, kui oli Murano saarel klaasi hind, aga nad nägid väga ilusad välja. Lõpuks leidsime turu ülesse, eks vaatame, mis nad siin pakuvad, aga esmamulje on küll, et sama nänn, mis iga nurga peal. Aga no külmkapi magnetid on veel ostmata, et ja rahvast on siin väga palju. Katsume kuidagi hakkama saama. Maitseaineid ja makarone oli turul igasuguseid. Värsked puuviljad nägid ahvatlevad välja. Hea värske Inderi lõhn on. Mereelukaid ning lausa tigusid müüdi ka. Kajakad poseerisid väga osavalt suure kanali ääres. Leidsin sellised vastamakaronid ja neid me kavatseme teha Eestis, nii et ma ostan neid siit ära. Avastad neid kõrvalisi tänavaid, kus rahvast ei ole. Liikusime edasi mööda väikseid tänavaid, kuniks otsustasime joogipausi teha. Siin kohvikutes saab tellida endale jääd ja kui jook külmkapist tulles ei ole piisavalt jahe, siis saab alati panna juurde jääd, et oleks mõnusalt külm. Ja nagu te näete, siin on ilusad värvilised klaasid, et need on siin igas söögikohas hästi erinevad ja nendest on väga mõnus isegi jäävett juua. Külm jahutab vesi. Väga hea. Peale väikest puhkust jätkasime suveniiri otsinguid. Väike jäätise paus. Mina võtsin pistaatsia jäätise. Ja mina võtsin mango jäätise, sest mango alt ei vea. Mango on alati hea. Pistaatsia on niuke nagu pistaatsia pähkel. Et väga hea on. Tulete siis proovige seda jäätist kindlasti. Kuidas mango on? Mango on mõnusa küpse mango maitsega ja selline hea jahutav. Ja kreemikas enne. Ja. Esimesel õhtul, kui me jõudsime siia Veneetsiasse, me leidsime ühe söögikoha, kus oli väga maitsev pitsa ja väga tore vastuvõtt siin teenindajate poolt. Ja täna siis me seiklesime jälle mööda Veneetsiat ringi, et neid toidukohti on siin nagu väga palju, iga nurga peal pakutakse pitsat, Itaalia rahvustoit, lasagnet, aga meie tulime jälle taaskord siia Akadeemia väljaku äärsesse pitsarestorani, kus me siis tahame jälle seda sama head maitsvat pitsat, nüüd küll teiste maitsetega pitsat taaskord proovida. Et see hea maitse ja see hea õhkkond kutsus meid tagasi. Me tulime mööda ühte Veneetsia väikest tänavat, me nägime kohta, kus müüakse külma jooki ja me astusime sisse, seal olid suured veinipudelid. Seal oli valget, punast veini ja me küsisime siis valget ja magusat veini
meile anti maitsta ja teate, see on parem, kui seal kuskil restoranis pakutakse. See on hea valge magus vein. Nii et nii nagu Veneetsia tänavatega, et tuleb lihtsalt kõndida ja ära eksida, tuleb astuda suvalisse poodi ja tuleb maitsta. Kui te saate häid maitseid, nii tunda. See on külm, värske ja kergelt magus vein. Nii et soovitan. Vahepeal oli meil asju liiga palju. Tulime hotelli ja tegime oma kotid kergemaks. Et veidike raske oli päev läbi jalutada nende raskete kottidega. Aga nüüd lähme tagasi shoppama ja vaatame mõned külmkapi magnetid veel ja üht-teist äkki veel ostame. Seekord siis endale, teistele on enam-vähem mingid pudi-padi ostetud. Käes on meie viimane õhtu nüüd ja nüüd me tulime siia Veneetsia sisekanalitesse tuurile, et me sõidame siis veetrammiga mööda Veneetsia sisekanaleid ja vaatame siis vee pealt Veneetsia ilusaid maju. Nagu ka nimi ütleb, suur kanal, siis see kanal on Veneetsia suurim. Pikkus on 3,8 kilomeetrit, laius 30–90 meetrit ja keskmine sügavus 5 meetrit. Ning kui õhust pilti vaadata, siis suur kanal on S-kujuline. Seal saab sõita nii veetrammiga, privaatse taksoga kui ka kondliga. Kanali ääres võib näha väga ilusat arhitektuuri, nagu ka mujal Veneetsias. Enamus hooned on pärit 13. kuni 18. sajandist. Kui te satute Veneetsiasse ja teil on ainult paar päeva aega, siis siin läbi suure kanali sõites saate te kõige kiirema ülevaate linnast. Kui teil on rohkem aega, siis kindlasti jalutage ka jala. Jõudsime jälle siia San Marco väljakule, täna laupäeva õhtu, rahvast on siin metsikult. Näeme, kuidas mustlased jälle inimestelt raha välja petavad. Oma külmkapi magnetid saime ostetud, aga nüüd peame leidma veel üks mõnusa väikse supermarketi, kust mingit kohalikku kraami osta. Et jah, üritame minna ja otsida mingid kõrvaltänavaid, kus äkki on veel mõni pood lahti. Tegelikult kell on juba päris palju, et mingi kell on 7 läbi vist juba. Et äkki need kohalikud poed on juba kinni, siis on küll pahasti. Siis peab midagi muud välja mõtlema. Aga sööma me tahame õhtul nagunii minna ja sinna oma lemmikkohta. On ju kallis? Jah, kallis. Mina mõtlen ja sina ütled. Täpselt. Sõime just oma õhtusöögi ära ja spaghetti bolognese ja Kaidi võttis puuvilja taldriku. Jah. Mis maksis sama palju kui spaghetti bolognese, seal oli üks banaan, üks pirn ja peotäis mureleid. Et läks seal 30 eurot, kui täpne oleks 31 eurot. Aga see on puhkus, et vahel sa käid lihtsalt odavamas riigis ja vahel sa käid kallimas riigis. Et nüüd siis Kaidi tahtis veel viimast jäätist siit võtta. Ja, mis on siin ime maitsev, et maitseks veel ühte järgmist jäätise sorti. Ja täna õhtul pakime ka oma kohvri ära, sest homme hommikul kell 5
enne 5 on meil äratus, sest lennuk läheb juba 7.20 ja takso on meil tellitud 5.20 hotelli juurde, nii et selleks ajaks me oleme juba välja tšekkinud, nii, piletid on käes, turvakontrollid läbitud, kell on 6 hommikul ja nüüd vaatame, kus me värav asub ja äkki saame kohvi juua, nii et veedik ootamist ja hakkame Viini poole lendama. Juhu, me saame koju. Jah, varsti saame koju, et siit siis nägemist praegult. Tagasilend läks kiirelt, vahemaandumisega läbi Viini ning peagi olime juba Tallinna lennujaamas. Järgmiste reisivideodeni!